ma müün alati emotsioone, et kui te nüüd edasi sõidate ratastega, katsuge vilksamisi jälgida ka loodust. Oravaid, linnukesi, lillekesed, mis sõitsevad, sinilill on juba õitsenud, ülane õitsenud, aga toominga sõitseb täies lõhnas. Nautige kõike seda oma rattal. Seda teed kasutati hiljemgi veel ordu ajal pidevalt ja see tee on olnud siis ka piiskopi, Tallinna piiskopi rännutee. Ja kui te nüüd lähete Linnuse peale ja vaatate sinna Piibevaante suunas, siis Paide suunas näete veel mõningaid maju. Seal olid 2 prisket küla, Raudla ja Pirsu. Ja siinsamas Linnuse all, teisel pool Jänijõge, on Jäneda kõige viljakamad mullad. Tagasi selle mõisa juurde siia. Nimelt Eesti Vabariigi iseseisvumise järel 1920. aastal viidi läbi ju maareform, mille käigus riigistati siis baltisakste mõisad ja maad, nii ka Jäneda, ning siia toodi üle 2 aastat varem Tallinnas asutatud Põhja-Eesti põllutöö keskkool. Kooli asutaja oli Vabariigi president Konstantin Päts ja kogu oma presidentuuri vältel ka kuratooriumi esimees. Arnold Rüütel on selle kooli lõpetanud 49. aastal ja nüüd küsimus teile. Raskusega sai Scouts-pataljoni 300. This is a real gun. That's my weapon. This is my weapon. So you have to look into the eyepiece. Yeah, exactly. From here. Ah, that is against the shoulders. Yeah. Okay. Exactly. That's how I carry it. This is the standard version. Come to us with extra Ei, kui sa lahingus oled valangute peal, no AKM-il oli selge, nii kui vajutsid, oli 5 tükki läinud. Märgitakse Koiterve mõisa, väikest mõisa siin Koiterve metsade vahel. Ja mõis siis alguses oli eraomandis, parunite omanduses 2 väikese renditaluga ainult.
ja siis hiljem 1703 läks siis, ostis mõisa üles Maardu mõis ja seda oli Maardu mõisa abimõisaks või kõrvalmõisaks. Ja 1733 ostis oksjonilt selle mõisa üles siis Tallinna linn. Ja Tallinna linna halduses on ta nüüd olnud siis, ikka juba kuni praktiliselt siis 20. sajandi alguseni või isegi kauem. Hiljem olid muidugi eratalud juba. Ja lõpptulemus oli siis see, et Tallinna linn kujundas siis siia endale sellise metsamõisa. Siit sai siis Tallinna linn omale küttepuu, ehituspuu ja siis kuni talude päriseks ostmiseni oli siis renditalude süsteem siin ja see mõis oli suhteliselt väike ja vaene, kuna põllumaaga oli siin suhteliselt nadi. Maa on liivane, suhteliselt toitainete vaene ja põllundusega suutsin midagi teha ei olnud. Nii et ajast aega on siin elanikud kasutanud abiks ka veel siis metsa kui sellist marju, seeni, puitu, küttepuid on müüdud ja nii edasi. Nii et ja võib-olla niisugune tähelepanuväärsem ajaloo osa hakkab peale siis 20. sajandi algusest või 19. sajandi lõpult, kui ostis siia Koitjärvele Kõvasoo talukoha Kiiust pärit Johan Ploompuu oma abikaasaga, kes tuli siis Kuusalu kandist, Kiiu mõisa alam ta oli, ja koos oma abikaasaga Kuusalu Lihukõrvelt pärit Madleen Lindvestiga siis, nad olid juba abielus, osa lapsi oli olemas, tulid siia Kõvasoole elama ja siis siit see Ploompuude suguvõsa on tegelikult üks olulisemaid nimesid siin selle Koitjärve ajaloos. Siia juurde muidugi
Mul on käed ja rakus täis pinde, seltsilt tuulinge, kuulid hinde. Tõde ja õigus, olen humana virve, Kalevi poeg ja olen kinnu virve. Raamata pillis kogu need sana ja ei otsi kasu. Mulle meeldigi aidata, teile pole loetud, tervitan ma kõiki läbi ja lõhvi, kõigi risti ja põiki.